Tere õhtust! Alustame enda 3. hooaega Sõna kohvikuga. Meil on 4 üritust korra kuus. Ja täna siin meil Inna Narro. Tema on siin juba eelmine aasta üks tihedamaid tegijaid. Ja teemaks siis on meil ärevushäirest tekkinud mured, rõõmud, foobiad ja lõpuks, kas see tapab meid. Meie eesmärk, kes siin esinevad, on selgeks teha, kas surm on olemas või ei ole, mis selle all mõeldakse, millest valest aru saadakse, mida usutakse ja mis võib-olla on ka võimatu. Nii, aga Inna, palun. Aitäh, Riho. Tere tulemast, hea inimene, kes sa veedad siis täna sellise ilusa veebruarikuise õhtu siin koos minuga ja siis meie külalistega ja Rihoga ja Rakvere teatri Õdusa kohviku Hubase miljööga. Eelmisel aastal ma pidasin seda kohvikut koos Rihoga väga uhkesti edukalt ja põhimõtteliselt ma siis elasingi surmavarjus siin 2 maailma hotellis veebruarist maini. Ma palun, andke käega märku, kes mind üldse esimest korda näevad. Aitäh, alati on väga meeldiv, kui seltskonda satuvad ka nooremaid inimesi. Siis need inimesed, kes täna näevad mind esimest korda, siis ma natukene tutvustaks teile ennast. Mina olen kliiniline psühholoog ja olen töötanud nüüd 12 aastat ja töötan ka edasi onkoloogiliste ja peamiselt surevas olemata patsientidega. Ja minu patsientuur on siis aastast 19 kuni edasi. 10 aastat Hiiul andis mulle märkimisväärselt ilusa kogemuse liikuda siis inimeste tunnete ja emotsioonidega surma poole, kes olid eakamad. Magdalenas töötades nüüd juba natukene üle aasta tuleb mul tõdeda, et minu patsiendid, kes on suremas vähki, on kõik alla 40. Nii et siit ma saan täna ka rääkida sellest kliinilisest ärevusest, mis avaldub erinevas vanuseastmes inimestel ja ka soolises vanuseastmes inimesel natukene erinevalt. Olen kirjutanud toreda ilusa raamatu, kui aega on jäänud vähe. Sealt ma siis räägin enda psühholoogiliseks kasvamiseks antud suunda. Ja täna olen ma siin natuke nagu õpetaja, siis ma töötan ka Pirita Majandusgümnaasiumis ühelt poolt, et kompenseerida surma siis eluga. Täna me võtsime just Rihoga sellise teema, mis räägib kliinilisest ärevusest. Kui ma eelmisel aastal rääkisin koos siin külalisesinejatega religioossest vaatenurgast, siis urantia peegeldusest, rääkisime eutanaasiast ja abistatud suitsiidist ja sellest, kuidas see väärika elu lõppeb välja tulema. Siis nüüd ma juba olen siin kui kliiniline psühholoog ja väga meditsiiniliselt ja neuroloogiliselt ma siis avan teile tagamaad surmaga seotud ärevusele, mis meid tahes või tahtmata varem või hiljem puudutab. Kui ma nüüd küsin siit publiku käest, et tõstke käsi, kes on kogenud mingil määral absoluutselt ükskõik mis ärevust? Ja ongi tore, sellepärast kui meil ei oleks ärevust sisse programmeeritud evolutsioonilise arengu poolt, siis me oleksime juba kõik surnud tänaseks ja istuks siin. Ärevus on meile kaasa antud selleks, et me tunnetaksime ohtu. Vanem saadab oma lapse alguses kooli, tekib seega teatud mõttes ärevus, et mis siis saab. Vanad inimesed kaotavad oma nooruse, mina kaasa arvatud muutun ärevaks, kuidas see vanadus tuleb. Ja siin ma annan teile kohe taas ühe soovituse, mida ma ikka püüan alati tuletada meelde, et elada tuleb elule siis, kui selleks on meil antud aeg. Ja sissejuhatuseks ma tahangi öelda, et Richard Dawkins on üks väga tark mees ja tema on öelnud sellise ilusa mõttetera, me sureme ja see teeb meist õnnelikud. Enamik inimesi ei sure, siis nad ei sünni kunagi. Kui sa tunned, et sa oled läbinisti elus, siis sul tulebki tunda mõnikord valu, tuleb mõnikord karta, tuleb mõnikord tunda hirmu, tuleb tunda armastust sinna taustaks, sest see on see, mis meist teeb inimesed. Surm selline on äärmiselt sensuaalne, sellepärast, et teda on seostatud väga palju seksuoloogiaga, et mille pärast me tahame sigida, sest me kardame surma.
ja kui me toome endaks edasi järgneva põlvkonna, siis sellega me mingis mõttes seljatame surma ja tagame endale igavese elu siis järeltulevate põlvede kaudu. Ja psühholoogid on püstitanud siin juba päris mitmeid sajatu aastaid selliseid küsimusi, et mis see siis on, et kuidas vaimne häire on seotud surmaärevusega. Ja kui me näiteks kliiniliste psühholoogidena satame kokku siis depressiivse või posttraumaatilise või obsessiivkompulsiivse häirega patsiendiga, kas me võib hoopis olla selline esimene samm, peaksime hoopis inimese käest küsima, kas surma kardad? Kes on käinud psühholoogi juures teist? Nii, noored küsimus siis noorele mehele, et kui nüüd teie lähete esimest korda psühholoogi juurde ja näiteks teil on mure ja probleem, miks? Ja psühholoog on küsib kohe, et kas te surma kardate? Kuidas te suhtuksite sellesse küsimusse? Surmahirm ja sugutung on kaks juhtivat jõudu. Kui poleks surmahirmu ja poleks sugutungi, siis evolutsioon oleks juba ammu inimeste puhul seisma jäänud. Väga põhjendatud lause tänan vastuse eest, et eks ta tegelikult niimoodi ole ka, et meie baashirm on tegelikult surmahirm, mille pärast me läheme tööle. Meil on vaja raha. Meil on vaja raha, et osta süüa, et meil oleks katust peaaegu, mille pärast, kui me süüa ei saa ja katust pole, me sureme külma, sureme nälga. Et alateadlikult, kui hakata filosofeerima, siis me jõuame tegelikult ikkagi iga psüühika häire tõttu ikkagi pidime sellele surmahirmule mingil hetkel otsa vaatama. Ja siis on püsitatud veel selline teema, et näiteks inimene tuleb minu juurde depressiooniga ja ma peaks jõudma temaga selle diskussioonini, kus ma jõuan välja tema surmaga seotud hirmudele ja ärevusele. Sest vastasel juhul see inimene jääb nõia ringi. Ma ütlen ausalt, ma olen töötanud tuhandete patsientidega ja surmahirmust ja surmaärevusest olen ma tegelikult rääkinud ja tegelenud ainult surevate vähihaigete ja nende lähedastega. Et ma kujutaks ette, et meie Eesti kultuuriloom ei ole vist veel väga selleks valmis. Et nüüd tuleb naaber, lauanaaber tuleb minu juurde, mis ütleb, et nii, ärevus, ja aga kas te surma kardate? Siis hakkab mõtlema, et pole nagu mõeldki selle peale. Ja teile kindlasti on jäänud tänapäeval viimasel ajal just kirjanduses silme, et me peame rääkima surmast. Kellel on, tuleb mõni pealkiri kuskil meediast, et me peame rääkima surmast. No mina igatahes olen näinud sellist pealkirja igatahes päris palju viimaste aastate jooksul. Ja isegi Karl Käsnapuu ühes Delfi intervjuus ütles, et me peaksime rääkima surmast. Ja me võime sellest rääkida. Aga veel olulisem on selle rääkimise kõrval ka nii-öelda ise mõelda oma isiklikust surmast ja suremisest. Sest rääkida me ju võime. Me ju räägime nii-öelda pealskaudselt, ma ei tea, teta-tett, söögilava jutu klatsime kedagi taga ja ei saa näiteks ju tulla, et nüüd hakkame surma taga klatsima. Et me võime teda klatsida taga, aga me võiksime ka kaasa mõelda. Siis arvati ka seda, et kui patsiendil on anamneedis käitumishäire, meeleoluhäire, et siis lajatame kohe surmaga sisse. Ütlen ausalt, ma olen küll enda arust julge ja väga sõnaosav juba oma vanuse kohta. Aga sellist otse rünnakut surmaga ja otse inimese tunde südamesse ma pean veel harjutama seda. Ja mis siis veel? On pakutud välja, et kui me saame surmaärevusest üle, siis paljud meie käitumise meeleoluhäired võivad taanduda ja me võime sellest täiesti tervistuda. Ja selliste nendele küsimustele kaudselt või otseselt täna ma koos teiega püüame siis leida vastuseid, võib-olla avaldada arvamust ja ma tõingi selle kliinilise praktika täna siia ette, et ma räägin asjast nii nagu see on, nii praktika kui ka tõenduspõhiste teooriate järgi. Ja teil on kindlasti kõigil juba piisavalt palju elu selja taga, et me oleme kaotanud kellegi oma lähedasest või kaugemast ringkonnast, me oleme kaotanud võib-olla lemmiklooma või mitte kindlasti, kui noormestelt taga pingist valge T-särgiga. Kas on teil olnud lemmikloom? On need pereloomad ka põhimõtteliselt nagu surnud teie peres, teie eluajal?
kui see loomakene jäi haigeks, tuli teadme, et nüüd on tal vaja hakata teispoolsusesse minema, et on vaja magama panna. Missugused tunded teie perekonnas valitsesid selle ajal? See ongi võib-olla nagu meie see ühiskonna viga ka siiamaani. Mind nagu hämmastab see, et te olete ikkagi väga noor põlvkond, et öeldakse, et mees on tugev. Mehed ei nuta, õige mees. Võiks olla niivõrd tugev, et mõnikord julged olla nõrk. Ja üks torts nuttu tuleb meil kõigil ära nutta, isegi siis, kui patja ei ole. Tänase teemade ülevaade on, siis tõin siin ekraanil ka välja, et ma korraks mainin, et mis on see surm kliinilises mõistes, psühholoogilises mõistes, sellepärast, et siin on inimesi, kes ei ole varem käinud kohvikus. Siis kindlasti käsitlen ka ärevust ja vaatame seda neurobioloogilises käsitluses, kognitiivses ja eksistentsialistlikus vaatenurgast. Sellepärast, et see kognitiivkäitumuslik ja eksistentsialistlik lähenemine on tegelikult need, mis aitavad inimesel natukene paremini mõtestada lahti enda surma kontseptualiseeringut ja selle võrra ka tegelikult vähendada baasärevust. Mis see surm siis on? Kui me juba hakkasime, kuidas teie nimi on valge T-särgiga noormees? Herman. Nii, Herman, mis arvate teie, mis see surm on? Nii tark vastus, nii noore inimese suust teeb kahtlemata au. Ja. Et me võime öelda, et surm on edasitee, surm on millegi lõpp. Mina siin praegu rohkem nagu meditsiini esindaja, siis bioloogilises mõttes on surm elutegevuse lakkamine. Teil kõigil on olemas kindlasti kogemus, võib-olla kellel vähem rohkem, et kui olete näinud inimest põhimõtteliselt suremas, kui ta hakkab vaikselt lahkuma, et lahkub alguses tema peamised sensoorsed tajud, näiteks kõne kaob ära, ta ei näe, kuid ta kuuleb ja ta tajub puudutust. Et suremise protsessis kaob kõige viimasena siis puutetundlikkus ja kuulmine. Aga üldiselt jah, et bioloogilises mõttes on elutegevuse lakkamine. Me võime rääkida ka kliinilisest surmast, mis on eriti selline tore selline amps filosoofidele, sest kliinilises surmas olemine on siis selline hetk, kus inimene on kahe maailma vahel. Et tal võib tekkida kehaväline kogemus, ta võib kohtuda oma surnud sugulaste, tuttavatega, jumalatega, mis iganes olenditega. Et siin ei ole otseselt küll nagu tõenduspõhiseid tõendeid, aga on olnud mul ka kogemusi, kus mul inimesed räägivad kliinilises surmas oleku kogemusi, mis on tegelikult päris ilusad. Ajusurm. Ma tuletan teile veel ka meelde, et on olemas ka ajusurm. See on siis selline hirm ja kartus, kui inimene ütleb, et ta ei taha jääda juurviljaks. Ja juurvill tähendab just seda, et inimene küll vegeteerib, ta ainevahetus kehas toimib, aga tema aju ei ole enam suuteline seda kehamehhanismi elus hoidma ja inimene hingab ja ainevahetus käib masinate kaudu. See tähendab siis seda, et aju on surnud, see võib olla erinevaid põhjuseid, insullid, infarktid, traumad on need levinumad. Mis te arvate nüüd siin publik, kes te võib-olla ei olnud sellel hetkel siin kohvikus, kui me rääkisime just nimelt ajusurmast ja eutanaasiast ja abistatud suitsiidist, et kas ajusurmas inimene võiks olla masinate abil elus? Seda ma olen kuulnud patsientide käest lähedaste jaoks väga palju ja patsientide käest ka, et nad ei taha jääda nagu nii-öelda vegeteerima juurviljaks ehk siis kasvuhoone taimeks. Herman, kuidas teie kui noore põlvkonna esindaja nüüd arvate, et kas ajusurmaga inimest peaks hoidma elus? Kas te olete lugenud selle teema kohta varem? Või olete lihtsalt mõelnud kuidagi selle teemaga kuidagi väga läbi, sest seda on nagu tunda jah, et üldiselt kui inimene on tegelikult nagu ajusurmas, siis kui me räägime kohe surmaärevusel, siis surmaärevusel kannatavad pigem tema lähedased ja pereliikmed. Psühholoogiline surm.
see on nüüd ka kahte sellist joont, et psühholoogiline surm siis omistatakse inimesele, kes on juba oma olemuselt valmis siit maisest elust lahkuma ja psühholoogiline surm ka sellises filosoofilises mõttes, kui inimene tunneb, et ta ei taha enam mitte midagi ega mitte kedagi, ta ei taha midagi tunda, näha ega kuulda. Ehk siis ta isoleerib ennast ära. Et seda siis võib olla psühholoogiliseks surmaks. Ma väga loodan, et seda psühholoogilist surma täiesti eluterve inimene ei peaks kogema. See tähendabki seda, et ma suren elades ja elan surres. Nii et seda on ka väga filosoofiline. Jankelevitš on välja toonud jälle sellised teesid, mismoodi meie siis oma surma käsitleme ja iga surma käsitlusviis tekitab meis erinevaid emotsionaalseid seisundeid. Praegu meil on ju viimased 2 aastat oleme elanud sellises põhimõtteliselt nagu sõjaärevuses. Kas te mäletate seda 2 aasta tagust hommikut, kui saime teada, et Venemaa on tormanud Ukrainale kallale? Kas see oli usutav? Mina mõtlesin, et see nagu on nüüd, ma tegelikult nagu ka eitasin koheselt, et see ei saa olla võimalik, et meil on 21. sajand. Ja kahjuks ühiskonnas toimuvad muutused võivad teatud põlvkonnas tegelikult tuua seda surmaga seonduvat ärevust, sellepärast, et sõda tähendas teatud põlvkonna jaoks, ütleme, et nälga, ohtu elule ja lõpuks ka tegelikult surma ja mitte niivõrd enda surma, vaid tegelikult lähedaste surma. Kui ma töötasin patsientidega, siis just nimelt see põlvkond, kes elas üle teise isamaasõja, nägi neid küüditamisi ja on isegi inimesi, kes mäletavad veel seda esimest maailmasõda, et nendel tõi tegelikult kogu see protsess, mis nüüd toimub meil siin Euroopas, uuesti kõik need ärevused ja hirmud uuesti esile. Millega siis meie võiksime enda surma ärevust kuidagi moodi leevendada ja aru anda? Surm esimese isikus, et minu enda surm. Kui palju te olete mõelnud selle üle, et missugune võiks minu enda surm näha välja? Kas see võiks olla rahulik, vaikne? Kas ma tahan surra viiulite saatele liiliate keskel? Tahan ma surra une pealt ja järsku? Tõstke käsi, kes on mõelnud nagu iseenda suremisest ja surmast? Tasub mõelda ja need inimesed, kes suudavad iseenda surma enda jaoks paremini ja efektiivsemalt ja elutervemalt ja filosoofilisemalt lahti mõtestada, nendel inimestel on see surmaärevus tunduvalt madalama leveliga. Kui ma nüüd toon praegu siia minu enda surma, siis sellise perspektiivi, siis ma töötasin ühe vana proua, kes oli 85, see oli Hiiul, ta oli ennast ülihästi ette valmistanud. Ta elas juba 10 aastat rinnavähiga, ta ei lubanud rinnavähki endal välja ravida, ütlesin, et see on tema haigus, ta ei lubanud opereerida, ta ei lubanud ühte kiirustega keemiat, ta elas selle vähiga 10 aastat, enne kui ta siis südame-veresoonkonna haigused ta lõpuks võtsid. Ja ta ütles ka, et tema juba selle surmaga on 10 aastat käsikäes elanud ja me rääkisime seda, kui julge ta on ja kui hästi ta on ületanud oma hirmud ja kui palju on ta selle kohta lugenud, et see teispoolsuse elu ja see ümbersünd ja kõik see ja siis mõni päev enne surma ta ütles niimoodi, et ma ikkagi tunnen, et mul on hirm ja ma kardan, et mul on nagu natuke ärev. Me võime küll öelda ja taguda rusikatega rindu, et et ma olen selle ületanud, aga kui see hetk hakkab meile lähemale jõudma, siis teadmatus, mis on suunatud tulevikku. See ikkagi mingisuguse ärevuse tasandi ta tavaliselt teeb. Ja ka näiteks, kui teil kunagi on ka lähedane, kes on täiesti adekvaatne, ja ta teab, et ta hakkab surema, siis meditsiinis soovitaks ikkagi anda mingil määral rahustit, et need viimased meetrid või hingetõmbed toimuksid ikkagi pigem rahulikus seisundis, mitte sellise nagu võib-olla teatud mõttes ka ületoidetud ärevusega. Sellepärast, et inimene peaks saama ikkagi väärika vananemisega emotsionaalselt stabiilse taustana. Nii et sinu surm on kõige tähtsam surm, see, mis on minuga seotud. Sa võid mõelda küll ühtemoodi, aga tegelikult kui isiklik kokkupuude tuleb, siis ikkagi see ärevuse tase tõuseb. Surm teises isikus. See, kui inimene kontseptualiseeb, vaatab nagu enda surma nagu isiklikust vaatenurgast, nüüd lähedase surm. Pakkuge välja. Ma arvan, et te võib-olla juba teate vastast. Kumb surm on siis, ütleme, sellele surevale inimesele ohtlikum tema enda jaoks? Kumb surm rohkem teda tegelikult häirib ja kumb surm talle rohkem vaimseid kannatusi võib teha? Lähedased.
Kui näiteks mul on olnud päris palju juttu nende surevate inimestega, kes kardavad ka, et midagi võib juhtuda. Näiteks kui tuli seesamane Ukraina-Venemaa sõda, siis inimesed hakkasid kartma ka teise surma pärast. Et mina küll suren ära ja mul on elu hea, aga mis siis saab siis, kui minu lapsed ja lapsed jäävad sõjakeerisesse. Ja seesamane surm teises isikus on üsna palju seotud selliste ühiskonnas toimuvate ja ka ütleme sellest inimesest väljapool toimuvate sündmustega. Olete te kunagi selle peale mõelnud? Ja näiteks, kui on lähedase ja armastatu surm, siis see kontseptualiseering on veidikene teine. See on umbes nii, et kui näiteks ma tean mee maitset, nii-öelda inimene, kes on suremast, võib-olla teab seda hingevalu ja seda ärevust, et inimesed ikkagi valmistavad natukene pikemaks ajaks, mitte nii, et nüüd 5 minutit sain surmast teada ja nüüd ma enam ei karda. Et ta on juba jõudnud selle mingil määral ära endale seletada. Aga kui näiteks eriti väike lapse surmateade või teadmine suremas olemisest, siis absoluutselt on ka teine tasand ja vanemad tegelikult kordades rohkem võivad tunda seda surmaga seotud ärevust juba oma laste ja lastelaste puhul. Eriti kui me räägime nüüd sellises haigustaustast, kui ma töötasin vähihaigete laste vanemate liiduga, käisin seal vähihaiglas, seal väikeste laste vähihaiglas ja nende laagrites ka, siis need vanemad tegelikult olid tunduvalt ärevamad. Kui ma rääkisin nende väikeste lastega seal vähile laagris, kellest keegi ei teadnud, millal nad surevad. Ja nende surmaärevuse selline hirm oli kuidagi nii neutraalne, nad olid kuidagi nii arukad ja nende vanemad olid kordades rohkem ärevad kui lapsed ise. Et mõnikord tasub kuidagi nagu lastelt õppida sellist ärevuse kontseptualiseerimist, andke lihtne seletus. Lapsed annavad väga hästi lihtsaid seletusi. Ja nüüd üldse, mis üldse meid ei puuduta, nagu väga eriti on surm kolmandas isikus. Ehk üldistav surm, kuid siin ma ka peaks ikkagi tooma selle, et see sõltub palju sellest ühiskonnas toimuvast. Kui meil polnud veel Ukraina sõda ja polnud veel ka Covidit, siis vaatasegi, et nii sai õnnetuses surma. No selge, ise süüdi või narkosurmad. Et need surmad, mis jäävad meie sellest psühholoogilisest väljast nagu väljapoole, meie isiklikust tunde väljast väljapoole, et need nii väga ei mõjuta. Nii, noored mängivad arvutimänge. Lööd seal tegelase maha, mõne aja pärast ärkab ellu. Või Tamagotchi, seda teie vist mäletate veel. See oli üks esimesi selliseid elektroonilisi vidinid, mis siis ka suri ära, visati minema, osteti uus. Või see surmamängud on ja surmateemad on laste multikates sees. Ja kui ma praegu vaatan esimese klassi õpilasi, siis on kuidagi eriti agressiivsed ja nad soovivad vahest oma kaaslase surma. Ma olen seda kuulnud päris palju koolis, et su ema sureks ära, et sa ise sureksid maha, et sa raisk kärvaksid. Vot selline on praegu algklasside kõnepruuk, kui nad vihastavad üksteise peale. Ma pole seda varem mitte kunagi kuulnud ja ma tahtsin, et kus see nagu tuleb. Ja nüüd ongi, et see samane kolmandas isikus surma me võime omistada, ütleme, viha pärast kellelegi. Ma ei taha üldse nagu küsida kas sa soovite kellegi surma. Mina ei ole kunagi kellegi surma soovinud, mitte kunagi elu jooksul, aga ma olen vahest nagu kuulnud, et ta on nii vastik inimene, ta võiks olla surnud. Et seda ma olen kuulnud oma elu jooksul küll. Ja just seda, et näiteks, et vähendaksid enda laste selliste surmaärevust täiskasvanu eas, siis tegelikult lapsevanemad ja vanavanemad saaksid sellega tegelikult väga hästi hakata ette valmistama, et selle lapsekesel tekiks see surmateadlikkus, et me kõik sureme. Kas keegi on võtnud oma lapselapsi matustele kaasa? Kas see matus oli kuidagi seotud selle inimesega, kellega lapsel oli nagu emotsionaalselt lähedane side? Kui ta oli lähedane side vanaisaga. No siis selle lapsekesel väga ei vedanud, aga kui näiteks teil tulevikus, kellel veel ei ole lapsi, näiteks teie seal noored mehed taga, siis esimene surmakogemus või matuse kogemus peaks olema lapsel sellise inimesega, kellega tal puudub absoluutselt emotsionaalne side. Sellepärast, et siis tema vaatab seda just surma kui kolmandas isikus. Ta näeb, mis seal toimub, missugune on see protsess, missugused on need rituaalid ja ta julgeb küsida nende surmade ja matuste kohta. Ja oli üks väga ilus matus, mul üks kolleeg rääkis mõned aastad tagasi, et võeti lapsake kaasa 3-aastane poiss,
kes polnud varem matusel käinud, see oli täiesti võõra inimese surm selle poisikese jaoks. See poisike nägi, et kõik nutsid seal ja siis ta võttis kotti, ema kotist võttis selle salvetkade pakikese, tegi selle lahti ja ta käis ja ta jagas inimestele neid salvetkasid, et aitas neil nagu nutta ja kõik inimesed naeratasid, kes võtsid vastu selle salvetkakese. Nii et lapsed tegelikult oskavad väga hästi ennast panna teatud olukorda, kui neile selgitada ära ja normaliseerida. Nii et see surm kolmandas isikus võib saada väga isiklikuks siis, näiteks kui Eesti poisid on näiteks Ukraina sõjas hukkunud, et siis mina võtsin natuke ka seda isiklikult. Nii et sinu surm, lähedase surm ja surm kolmandas isikus, et need kõik annavad erineval tasandil teatud mõttes emotsionaalsed seisundid ja kõige tugevam muidugi surm isikus. Kõik on aju küsimus. Palju te mõtlete sellele igapäevaselt. Me armastame ja vihkame ja siis me käime tualetis ja siis me sööme, siis me tahame seksida ja siis me tahame veel juua ka. Uskuge mind, teie ise ei vali mitte midagi, teie aju ütleb teile täpselt, mida te peate tegema, mis ajal, kus kohas ja kui palju. Ja tegelikult on ka see ärevusseisundid ajuga, kui väga tugevalt seotud ja kas keegi julgeb pakkuda, missugused on, võivad olla 2 hirmu, mis on meile evolutsiooniga kaasa antud. On 2 hirmu. Nii, Herman, pakud, mis on 2 hirmu? Kuidas? Ma ei kuulnud palju hästi praegu. See on ärevus, mis suundub tulevikku ja see tekitab küll, mida me ei tea, aga seal on väga 2 konkreetset hirmu, mis on uuringutega välja selgitatud. Kõrgus, kartus ja müra. Sellepärast, et inimestel teadaolevalt ei ole ju olnud võimalust ega oskust lennata päris palju aastaid ja teine asi on müra. Ja kus juures, kui te vaatate väikeseid imikuid, siis nendel on need 2 hirmu eriti tugevalt välja arenenud. Ülejäänud hirmud on kõik õpitud meil. Et see, et me pimedus on, see on nagu kole ja paha või näiteks, et ma ei tea, mingisugune tegevus on kole ja paha või see surm on kole ja paha. Tegelikult meie vanemad enne meid ja veel enne meid on kuidagi moodi meid kasvatanud nagu juba evolutsiooni kaupa veel niimoodi, et me kõik, mis meile on võõras, peab tekitama ärevust, et me ei julge avastada. Ja tegelikult ka see surmateema oleks üks päris hea avastusobjekt, eriti kui inimestel on vedanud nii, et nad pole võib-olla oma elu jooksul väga kedagi olulist kaotanud. Need kõik on aju küsimus. Ja ma uurisin ka välja puht uudishimust, et mis aju osa see siis surmaga seonduvale reageerib. Ja hirmudele ja armastusele reageerib täpselt üks aju osa, see on meie ilus mandelkeha, mis reguleerib absoluutselt igat emotsiooni, hirmu, ärevust ja mõnel inimesel see aju osa lihtsalt on veidikene suurem ja kui see aju osa on suurem ja aktiivsem, siis ta ongi kaldub rohkem ärevusele ja mõnel inimesel on see mandelkeha aktiivsus väiksem ja siis nad ongi tegelikult natukene ka vähem emotsionaalsemad, need kõik on ajus kinni. Ja nüüd teie. Kui te näete praegu siin mõtlete ka võib-olla natukene enda surmast ja seost loote kontseptualatsioone ja seoseid, siis näete see pisikene jupp siin. Aju keskosas aktiveerub, kui inimene mõtleb enda surma peale. Ehk siis seal on kuvatud ka see aju aktiivsus, näete seal üleval see motoorika osas millegi pärast tekib aktiivsus. See kõrval on lihtsalt TDS-i tulemused. Et kui me mõtleme surmast, siis tegelikult meil tekib siia aju keskele teatud mõttes aktiivsus. Kui me nüüd mõtleme, et ma nüüd kardan surma, siis hakkab mandelkeha aktiveerub ja hakkab tootma kohe kerget ärevusseisud, kuna kortisooli hakkab neerupealsetest tulema, selle pärast surma midagi sellist, mida me ei tea ega tunne. Küll oleks hea, et meil oleks nagu manuaal. Ostame arvuti on manuaal, ostad mingisuguse uue mänguasja on manuaal, aga suremise jaoks kahjuks manuaali ei ole kuskilt võtta, et see manuaal on just nagu sulle kirjutatud, nii et kõik on peas kinni. Mille pärast meil on jube lihtne kolmanda isiku surma nagu nii-öelda nagu tajuda. See on ka täpselt ajus on kinni, sest meie aju on programmeeritud nii, et me tegelikult ei suuda ja ei peagi mõtlema kogu aeg surmale. Te kujutage nüüd ette, missugune on Herman teie elu kvaliteet, kui sa mõtleksid 27 ainult surmale hommikul, ta südöös hakkad aga oma surmale mõtlema ja mõtled kuni õhtuni välja. Mis see aju teeb siis?
Noh, õnneks jah, sest muidu me ei sigiks, me ei armastaks, me ei tegeleks seksuaalse tegevusega, me ei sööks, me ainult mõtleksime surmale ja nagu ütleb kogu, et kõik on niikuinii üks tühi vaeva nägemine. Või kuidas see oli vist? Kõik on tühi töö ja vaeva nägemine, eks ju. Et me nagu niimoodi õnneks võtta ei saa, aga aju tegelikult hoiab meid mõtlemas sellele. Et meil on igalt poolt palju ilusad toredaid stiimuleid, mis siis tähelepanu viivad teisele. Kellel on kalduvus tegelikult võib-olla natukene ärevusele või neurootilisusele või kellel on ka kalduvus näiteks posttraumaatilisele stressihäirele ehk siis mineviku sündmused tuuvad nagu olevikku, sellest ka integreerida midagi tulevikku, siis kõige parem harjutus on tähelepanu harjutus, kui tähelepanu suuta ebameeldivalt sündmuselt, objektilt, situatsioonilt viia meeldivale, kas või mineviku sündmusele, siis aju juba momentaalselt hakkab teistmoodi tööle. Aju tegevus on meil seal ka tore asi, et me saame teda reguleerida tegelikult. Et see võtab natukene harjutamiseks aega, aga meil on ju 2 ajupoolkera, kus juures mehed olevat puhtalt vasakpoolsed, nii-öelda vasakpoolse ajukeraga mõtlevad ehk ratsionaalselt, naised panevad paremaga, ehk siis emotsioonid ja kõik muu ilus ja hea, mis selle parema poolega kaasneb. Et nüüd näiteks, kui tekib selline situatsioon, kus võib-olla mingisugune assotsiatsioon toob ette, et aga minu surm, äkki ma võin surra ja mis kõike veel, siis proovige lülitada see parem emotsionaalne ajukera välja ja mõelge ratsionaalselt. Ma armastan alati öelda seda, et reguleerige oma aju ärevusituatsioonides. Et ärge mõelge seda, mis nüüd tulema kohe võib hakata, vaid mõelge selle peale, mis te saate siin kohe ära teha. Et panete stand-by, ratsionaalne aju hakkab tööle, ja ilusate, toredate, armsate emotsioonide puhul see ainult paremale ajupoolgale andke tööd, et see on see, mis ravib. Ja kui te praegu võib-olla lähete koju harjutage, et mõtlete sündmuse peale, mis te võib-olla natukene häirib või ajab tigedaks või kurvastab ja siis lülitate otse tähelepanu muja nagu teisele, et aga mis selles nagu head on. Siis te tunnete, mismoodi see keha hakkab tegelikult väga erineval moel kohe muutub. Mis juhtub, kui inimene läheb ärevaks? Herman, mis juhtub? Ja läheb pingesse selle pärast, et aju nüüd peab hakkama kiiresti jooksma, kiiresti kaugele, võimalikult ruttu. Aga kus sa jooksed? Ega sa enda surmateadlikkuse eest ei jookse ju. Siis saabki ennast reguleerida ainult ajutegevuse kaudu. Nii et olge ärevusseisundis piisavalt 2 jalaga maas ja peaga pilvedes, et te suudate endas leida selle mikrosekundi jõudu ja tähelepanu suunata sinna, kus tegelikult teil endale kasulikum on. Ja me teame, et surm juhtub teistega, me kunagi ei sure. No tänapäeva ühiskond ja meedia ja iluteenindused ja igasu võimalikud iluvaldkonnad kinnitavad seda uskumust nagu järjest ja järjest ja järjest. Siin ma näen on ka minust isegi natukene eakamaid inimesi. Kas näiteks teie ajal oli, kui te olete seal 20-ndates võimalik, et kõik kreemitavad siledaks igalt poolt, kuhu ainult peale paned. Ja et meie elame pikalt, ilusa ja kaua ja tegelikult üldse me ära ei suregi. Et kui teil olete 20, kuidas see kontseptualiseering siis oli tol ajal? Kuidas Herman praegu teie põlvkonnal on, et olete te selle igavese nooruse ilu ja elu kultuses? Kas Herman tahaksid olla igavest ilus ja noor? Ma loodan seda, et ka 10 aasta pärast mõtlete samamoodi. Sellepärast, et kui praegu on elamiseks antud aeg, siis tuleb tegelikult ikkagi seda elu nautida nii palju, sest me kunagi ei tea, millal see ära meilt võetakse. On inimesi, kes surevad terve elu. Nad mõtlevad ainult surmast, mida ma teen, niikuinii ma suren varsti ära, suren varsti ära. Ja ma olen kohanud mõningaid noori inimesi, kelle vanavanemad siis suridki aastakümneid. Aga kujutage nüüd ette, et teil on teie vanaema, kes on veel võib-olla kõbus. See on 65-aastane vanaema ja ta sureb iga päev. Et ma suren nagu nii varsti ära ja läheb juubel tulevad teine jälle 5 aastat, selle 5 aastat paneb 30 aastat. Et minu enda vanaema suri ka päris kaua tema suri. Võib-olla sellepärast ka see kontseptualiseering mul on natukene teistmoodi. Aga üldiselt teised surevad. See juhtub ainult nendega ja see on samane meie aju oskab meid väga hästi kaitse selle eest, et muidu me ei saaks üldse jumalast elada. Siis hästi huvitav on see,
et aju ei aktsepteeri, see tehti tegelikult täiesti uuring sellega, see on nüüd päris värske uuring, et tehti siis uuring Ameerikas muidugi, sest Eestis seda niisugust teha ei tohi ja võeti siis sihtgrupp ja lasti nad siis läbi FMRI ehk MRT tehti neile, lasti torust läbi. Ja kui nad siis seal lebasid, siis anti neile stiimuleid, siis surmaga seonduvad sõnad ja väljendid ja pildid ja vahest siis pandi ka inimese enda pilt sinna stiimulisse juurde. Ja siis, kui ilmus inimese enda pilt, aju lükkas ennast välja. Et ta momentaalselt tõrjus selle teadvusest ära, et sellel hetkel see samane väikene kiiru ring siin samas aju, siin selles motoorikas, see jäi nagu tardus, hangus, seal ei tekkinud mingit aktiivsust. Nii et meie aju tegelikult programmeeritud niimoodi, et meie ikka elaksime. Ja siis aktsepteeriksime nagu teiste surma, niimoodi neutraalsel tasandil, aga näiteks kui endal tuleb nüüd see, et surm on suu ääres, siis juba läheb, siis enam sellest kahjuks ei aita, et siis on ikkagi see meie enda amügdala ehk see mandelkeha hakkab siis tegema meil peast trianglit, kui me pole läbi mõelnud täpselt neid samme, mida siis võiks teha. Näiteks ja seesamane ka, et see uskumuse teema ka, et siis ka lükkab see uskumuse keskus lükkub ka välja, kui näeb inimene enda pilti siis mõne surmaga seonduva stiimuliga. Et see oli päris huvitav katse, varasemalt poolt siukest asjad üldse tehtudki, et see on alles eelmise aasta katse. Ja tegelikult see aitab meid olevikus elada ja et me ei mõtleks sellele, mis tuleb homme ja igatseks seda, mis on eile. Küll oleks hea, kui me saaksime ära unustada selle, et mis on meiega juhtunud halba, et mis võib juhtuda ka tulevikus. Ja näiteks, kui meil on see on näiteks tegemist vähihaigusega. Ma väga loodan, et te mitte kunagi ei pea ise seda diagnoosi nagu saama. Et näiteks, kui inimesel antakse vähidiagnoos, siis hetke see murdosa sekundiga on siis nii-öelda see mandelkeha, emotsionaalne seisund läheb nii-öelda siis ülesse, sest inimene teab, et ta võib sellesse surra. Kui sa juba tead, et sa võid sellesse surra haigusesse, siis on seal juba natukene teistsugused tehnikad. Ja muidugi alguses pole mitte mingisugust tehnikat, sellepärast, et see on niisugune šokk inimesele ja ka tema lähedastele, nad ei ole nõus ega suutles üldse informatsiooni vastu võttagi. Ja see on ka see aju blokeerib ära õnneks, et keha saaks olukorraga kohaneda. Kas keegi tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, kellel on vähidiagnoos? On see teie kuidagi lähedastega seotud, Herman? Kui kaua aega sest tagasi on? Kui palju kogu see teie lähiringkond on selle lainega nüüd praegu kaasas käinud? Et on ikkagi emotsionaalselt nagu ikkagi lähedussuhe. Ma arvan, et siis võib-olla siit on nii mõnigi mõte täna teile kaasa võtta, Herman. Et surma, hirm ja ärevus. Kas keegi julgeb pakkuda, mis on hirm, mis on ärevus? Riho? Jaa, läheb suunda küll, just nimelt. Herman, mis sa pakud, mis on hirm ja ärevus? Nad on? Et hirm ja ärevus, neil on üks selline teatud mõttes baas, et mingisugune hirmutav sündmus tekitab hirmu ja ärevust, aga need on tegelikult kaks vatukene nagu natuke erinevat lähtepunkti. Hirm on baasemotsioon. Ja hirmu me võime tunda eksami ees. Või näiteks mõni eriti vastik õpetaja võib tunni nii põrguks teha, et õpilased hakkavad seda kartma. Siis hirm on see, mis aitab meil nii-öelda ka päästa ennast eluohtliku situatsioonist. Et näiteks meil lähe üle tee punase tullaga, sest meil on kartab, et äkki tuleb keegi meil otsa. Ärevus on nüüd selline tunne või uskumus, mis on suunatud tulevikku. Et see on tegelikult reaktsioon, et kuskil võib olla mingi ohusituatsioon. Nii et see hirm ja ärevus, nad on komorbiidsed, aga nad väljenduvad natukene erinevalt ja nende põhjused võivad olla ka erinevad. Et näiteks ärevust võivad tekitada erinevad situatsioonid, foobiad. Mõni kardab ämbliku, näeb, muutub ärevaks. Ärevused on ka seotud foobiatega, aga hirm on baasemotsioon. Nii et see tegelikult oli olemas enne, kui inimene üldse suutis hakata lahti mõtestama, mis asi see ärevus on. Ja nüüd see surmahirm. Et mille pärast see surmahirm siis on ka tegelikult nagu tuleb, et see surmahirm tegelikult tuleb meile siis, kui me hakkame endast määratlema.
Kui inimene, kui pisikene imik sünnib, siis tema pole mitte mingisugust välja kujunenud surmaga seonduvat hirmu. Temal on vaja rahuldada baasemotsioon, tagumik, kuiv kõht täis. Kõik. Ja kui tal ühte neist ei ole, siis ta annab enda isaga märku. Aga nüüd see surmast teadlikuks olemine, see tuleb ajaga. Ja kuskil 3. eluaastaks on tal juba teatud ohusituatsioon välja kujunenud. Ja üldiselt mõned lapsed on nagu hästi uudishimulikud ka, et nad võibolla kuulavad ja ka teadvustavad ja 6. eluaastaks on juba, siis on juba tegelikult aju on sama hästi kui välja arenenud ja ka need surmaga seonduvad aju osad on välja arenenud, nii et ta suudab ka juba mingil määral siis ajutegevuse kaudu ennast määratleda ja ka teatud mõttes ka surmasõnumeid vastu võtta. Tahaksin teada, kui õigeks teie peate siin lapse vanemad, et lapsele peaks rääkima surmast kohe, kui laps hakkab asjadest aru saama või rääkida lapsele siis, kui on selleks põhjus. Jah, tegelikult situatsioon ei pruugi olla peresisene. Et lapsed tegelikult, nemad ei oska veel tunda sellist surmahirmu, nagu oskab täiskasvanu. Täiskasvanu, eriti noor inimene teab väga hästi, mis tal on kaotada. Kui ma olen vaadanud neid oma surevaid patsiente seal Hiiul. Aga lapsekene üldiselt tema nagu võtab kõike neutraalselt mustvalgelt ja tuleb hakata rääkima siis, kui ta küsib. Sellepärast, et on olnud juhtumeid, kus vanemad tahavad, nad on erudeeritud vanemad ja lapsel tuleb rääkida kohe, kui hakkab asjadest aru saama. Kui nüüd lapsele anda luua selline olukord, mida tegelikult reaalselt elust võtta ei ole, et aga me kõik nagu sureme ära on ju. Siis temal võib juba tekkida selline hirm, et äkki nüüd sureb vanem ära või sureb keegi ära. Kõige parem on see, kui sureb lemmikloom. Kui lapsel on esimene kokkupuude tema lemmikloomaga, siis saab kogu selle surma ja matuse protsessi läbi mängida. Ja ma tõesti soovitan need läbi mängida lemmikloomade näol või kui laps hakkab mängima matuseid kodus. Üks vanema perekond tuli ka minu juurde, et nüüd on laps käib lasteaias, laps on 4-aastane, mängib kodus matuseid. Ma ütlesin, väga hea, et mängib. Et selle matuste läbi mängimisega saab tema juba nagu ette ära elimineerida mingi teatud koguse surmahirmu. Näiteks kui ta on teismeline ja saab järsku teada, et tegelikult inimesed ikkagi surevad ka. Et see on väga hea, kui lapsekesed mängivad need asjad enne läbi. Minu põlvkond, mina olen siin pool sajandit juba nagu vana natuke pealegi, et meie mängisime ju pulma ja kodu ja siis pidasime matused, kui me leidsime mõne putuka, linnu või looma laiba. Siukseks matuseks kohe ära. Tegime kõik kirstud ja kõik juba kaunistasime, et me nagu mängisime neid läbi. Et mina sain ka enne läbi mängida, kui ma sain emotsionaalselt lähedase inimese matustel käia. Herman, mis teie mängisite, kui teie lapsed olite? Nii, et mida hiljem iPad tuleb, seda rohkem saab mängudega juba erinevaid ärevuse ilminguid nagu tulevikus ennetada. Jalom, kes on olnud ka siis surma uurija, tema siis tõi välja selle, et see igavesti varjatud teadmine, et me tegelikult kasvame, sünnime, õitseme, saame nõrgeks ja sureme, et see tegelikult on ju elu jätk. Seda on jube kerge öelda, et ma olen kuulnud ise endale kunagi räägitud, kui ma läksin Hiiule ja olin ka lõdisesin seal, kui oli vaja esimene patsient oli siis suremas ja ma pidin sinna minema ja siis nagu natuke võttis lõdisema ja mulle eelnevalt juba öeldi, et see surm, see on nagu loomulik asi. Niimoodi ütles mulle muidugi inimene, kes ise on olnud sõjakoldes, aastaid olnud sõjakoldes ja töötanud aastakümneid haavutute ja surevate inimesed, et issand jumal, küll sa ära harjud. Mina mõtlesin aru, et issand jumal, et ma olin siis Hiiul, seal polnud veel poolt aastatki olnud. Ja siis ma mõtlesin ja lõdisesin ka, et issand kene, et kuidas moodi ma käitun inimesega, inimesega, kes hakkab kohe surema, ta oli adekvaatne, ta oli teadvusel, kuidas ma käitun tema poja, kes oli hullumas ema voodi kõrval ja ma ise olin nii ärev. Ma arvan, et ma olin ise nii ärev seal palati ukse taga, et mul oli aega olla ärev kuskil paar minutit, mul rohkem ei olnud aega ärev olla. Ja siis ma mõtlesin, et kui kolleegid ütlesid, et mis ei pole midagi, siis tegelikult oli see väga suur midagi, sellepärast, et ma pidin sukkelduma esimest korda tundmatusse vette
Ja siis ma arvan, et see oli esimene ja viimane kord, kus ma tundsin surmaga seonduvat äredust, mis oli nagu tegelikult kolmandas isikus, sest inimene ei olnud mul üldse emotsionaalselt lähedane. Ma polnud isegi teda varem näinud. Et öelda, et nüüd mine ja tee midagi. Et see on normaalne, küll sa harjud. Tegelikult ma ei saaks mitte kunagi töötada surevate inimestega, kui ma sellega harjunud. Jube tore, et istud seal voodis ja vaatad kella ja et ikka veel ei lähe, vaatad kas hingab või. Et see peab ikkagi olema selline emotsionaalne seotus, selle pärast, et kui ma ei oleks emotsionaalselt selle sureva inimesega ühel lainel, mul tuleb ju tema surmaärevust leevendada. Ja ma ei saaks mitte iialgi töötada surevate patsientidega ja olla nende ärevuse leevendajaks, kui ma poleks ise läbi mõelnud väga peensusteni oma surma kontseptualiseeringut. Ma lugesin palju surmaga seonduvat kirjandust, filosoofilisi vaatenurki ja mul kulus selleks, ma arvan, umbes 5 aastat. Et 5 aastat, et kui ma olin töötanud 5 aastat, siis ma mõtlesin, et ma olen hea selles surmaärevuse leevendamises surevas olemate patsientide puhul. Aga sellest ma pidin ise kõik läbi elama. Nii et me ei saa rääkida mitte kunagi mee maitsest võrdselt, kui me pole mitte keegi ühtegi lusikarit mett proovinud. Ja see, kui ma nüüd näiteks lähen, ütlen patsiendile, mida ma muidu kunagi pole teinud, et me kõik sureme, et me kõik sureme, see ei leevenda selle patsiendi surmaärevust. Ja kui ma ütlen ka näiteks mõnele oma leinavale kliendile, et jumal, see on ju loomulik asi, et me kõik sünnime ja õitseme, kanname ville ja sureme, siis see ei ole see, millega leevendada inimese surmaärevust ja hirmu. Ma ütleks, et see on tegelikult nagu klišee ja ma olen kuulnud, et paljud psühholoogid ja ka mõnes mõttes arstid tulevad selle samase jalame mõttega välja, aga see seda inimest hetkel ei aita. Nii et seal on ikkagi natukene süvitsi minna. Ja ütleme nii, et kui inimene on ikkagi suremas, siia või surmahaigusega seotud vähidiagnoosiga patsient, siis ühest seansist ei piisa. Peab käima vähemalt 3-7 seanssi, et seda surmaärevust teatud tasemeni nagu neutraliseerida. Aga me ei saa mitte kunagi seda elimineerida, seepärast, et meie aju juba hoolitseb ise selles, et me ikka natukene kardaksime ka. Kui meil oleks nagu manuaal, siis see oleks see hirm tunduvalt väiksem. Mismoodi seda surmahirmu ületada? Et seda tegelikult täiesti ületada ei saa. Mina ei saa öelda mitte kunagi, et ma nüüd absoluutselt ei karda, sest ma ei ole mitte kunagi suremas olnud. Ja ma loodan, teie ka mitte. Et seda saab öelda ainult see inimene, kes on ära surnud ja üles tagasi toodud. Kusjuures, kui ma nüüd selle surmahirmu ületamisest nüüd räägin, siis on olemas üks kontingent, kes on selle surmahirmu ületanud, see on pisikene kontingent. Surmahirmu saab ületada siis, kui sa juba korra surnud olnud. See on siis surmalähedased kogemused, kliiniline surm, mis siis tõesti võtab selle surmahirmu, ütleme, et 99% ära. Ja mul on olnud nii mõnigi patsient, kes on olnud kliinilises surmas ja on tagasi toodud. Ja nad tõesti räägivad sellisest vabanemisest, sellisest ülimast heaolust, mida sõnadesse kirjeldada ei saa. Nad räägivad valgusest, nad räägivad tunnelitest. Üks rääkis oma esivanematest, keda ta kohtas. Ja need paar inimest, et nemad lähevad surma rahuliku ja tänutundega elu eest, siis on seda korra kogenud. Ameeriklased on niisugused tore rahvas, et nemad saavad seda kõiksugu asju ka korraldada. Ja nüüd on juba jälle hakatud propageerima LSD-d. Noored ei ütle seda minu käest kuulsid, et on nüüd proovitud aga LSD-ga hakata siis inimestel kutsuma esile surmalähedasi kogemusi. Ehk siis viia inimene siis selle narkootilise ainega põhimõtteliselt nagu elu ja surma piirimaile, kus nad siis näevadki selliseid hallutsinatsioone, et nad on surnud, nad võivad näha seal oma lähedasi, jumalaid, ingleid, et see sõltub väga palju ka muidugi usulisest ja kultuurilist ruumist, et ma seda nagu eriti õigeks osutades ei pea. Kuidas noored suhtuvad sellesse? Kui Eestis oleks ka, et ütleme, et Narro teeb kliiniku, kes tahab, maksab mul ilusa raha on ja siis saab iseenda suremas olemist kogeda. Kui ma veel võib-olla paar aastat tagasi ei olnud eriti sellega nõus, siis ma arvan, et tegelikult vähipatsientidele võiks võimaldada ikkagi selle võimaluse, olgu siis, ütleme, midagi kangemat kindlasti kui kanep. Et praegu antakse haiglas neile morfiini. Nii et surmahirmude tagasi tulles, siis surmahirmu me saame ületada siis, kui me oleme korra surnud olnud.
Aga ütlen ausalt, ärge tahtke olla kliinilises surmas, sellepärast kui inimese aju on juba 6 minutit ja üle olnud hapnikuvaeguses ja teda elustatakse ja ta tuuakse tagasi, siis need ajukahjustused, mis võivad juba nende loetud minutitega tekkida pärast seda punast joont, need võivad olla pöördumatud, inimene ei pruugi enam 100% tervistuda, nii et ta võib jääda invaliidistuda või kas siis vaimselt või füüsiliselt. Mis siis arvavad siin suured targad mehed on ju? Et siin öeldakse ka, et kui sina ei taha ilmtingimata kogu aeg oma juhtida oma igat sammu, et põhimõtteliselt unustage nagu ära igasugused planeerimised, et nüüd, et see kord ma teen seda, see aasta seda, siis ma teen seda, siis ma teen seda. Et võiks olla peamised eesmärgid, et aga liiga palju juhtida ei ole hea, sellepärast, et kui nüüd see elu hakkab ühel hetkel otsa saama, siin ei ole vahet, kui vana on inimene, siis see hirm kaotada seda, mida ma olen planeerinud, on seda suurem ja suurendab meie ärevust. Nii et mõnikord tuleks lasta elul ennast kanda, siis kannab elu ise ka. Kes on suured plaani tegijad? Ma ise olin ka. Nii kaua, kui ma tegelikult läksin Hiiule, sain ka isikliku surmakogemus, et nüüd ma ei tee suuri plaane, nüüd ma lihtsalt naudin ja vaatan, mis saab. Inimesed armastavad oma mina, see on täiesti normaalne. Ja kui sa kujutanud ette, et kogu see meie heas mõttes see psühholoogiline aplus ja ahnus kogeda ja saada ja omada ja me unustame ära seal olemise. Sest mis see inimene toidab? Inimene toidab oma ego on ju. Kui meil lähedane sureb, siis meil pole kahju mitte lähedast, vaid meil endal on kahju. Näed nüüd, et lahkus minu kõrvalt ja nüüd ma jään üksi ja ma olen selles suhtes vaimselt nüüd haavatud ja kannatan. Mille pärast tehakse matuseid? Matused on vaja elavate jaoks, survad on täiesti ükskõik on ju. Tema on juba läinud, et selleks, et meie inimene, me saaksime oma mina nagu lohutada ja leevendada ja toita. Selleks ongi meil vaja niisugused rituaale ja mida rohkem inimene oma minast siis nagu ahnuse põhiselt kinni hoiab, seda rohkem on tal ka tegelikult teadvustada oma seda suremast või surelikkust. Eriti veel siis, kui võib ühel hetkel saada sellise keerulise diagnoosi. See samane, suren niikuinii, mis ma ikka siin enam nagu elan. Et seda ma olen kohe tegelikult näinud pigem haiglas eakate patsientide puhul, mitte onkoloogiliste puhul. Et sellepärast, et see onkoloogiline diagnoos on tegelikult üleüldse eraldi psühholoogiliselt nagu seisev subjekt, aga näiteks me need taadid ja memmed, kes olid seal juba 70+, südame-veresoonkonna haigused, liigeste haigused, mõni oli veel päris kape, tegelikult 70 tänapäeval või 65 ei ole enam päris nüüd niisugune, et on sent surmale võlgu ja homme kabel jaeda. Ja siis ka, et elu on nüüd läbi ja mis ma nüüd enam siin, et näed, et süda on ka nõrk juba enam ja ka nii kui inimene liigub, kui tema füüsis liigub, tema mõte liigub, siis nii kaua ikkagi võiks elada elule, sest surra jõuab iga päev tegelikult. Iga päev on parim banaanikala püügiks, iga päev on sama hea suremiseks kui iga teine. Mis siis on? Et see on väga tore, see on hästi tore filosoofiline mõtteviis, mitte ainult Kastenbau ei ole seda propageerinud, vaid eksistentsialistlikud filosoofid ja ka Freud ja Jung ja muud toredad poisid, et võtta seda kui elu algust. Ma olen proovinud, ei õnnestu. No päriselt ka, et kui ma nägin oma patsiente surema, haigestumas ja suremas, kui ma olen näinud ka, ütleme, et tänapäeval nooremaid, minemise suremas ja püüdnud endast nagu sinna nagu kontseptualiseerida, siis ma ei saa nagu seda kuidagi moodi võtta, siis ma olen nagu päriselt surnud olnud. Et seda ma ei saa võtta, aga üldiselt kui tõeline elu algus, miks mitte, see on siis ütleme, teadmine uuesti sünnist, reinkarnatsioonist. Muidu kõige ideaalsem oleks see, et kes on zen-budistliku filosoofiaga kursis. Olete, eks ju. Et seal on ju see, et praegu oleme me igaveses sansaara ringis ja jälle sünnime ja jälle kannatame ja sünnime, aga nüüd võiks siis jõuda välja sinna nirvaanasse, mis siis vabastab meid ümbersünni vaevustest ja vaimsetest kannatustest. Et tegelikult väga hea oleks leida endale selline filosoofiline suund, kuidas moodi siis seda surma ise enda jaoks lahti mõtestada, et mis minust saab, sest surm on uskumise küsimus. Ja mida olen nüüd ma nüüd mitte väga ammu tagasi leidsin ka, et kui ma nüüd peaksin surema, siis ma tean täpselt, kuhu ma lähen. Et ma olen selle suutnud nende pikkade aastate kestel endale selgeks mõelda. Mis siis veel? Et isikliku surma üle arutamine, selleks on hea publik, aeg ja koht.
Herman, kas sa hakkad sõbraga rääkima nüüd õhtul, et nii, kuidas me nüüd tahaksime surra ja mis siis saab, kui me sureme? No absoluutselt ei saa, et ütleme, läheme nüüd teeme meestega palult ja vaatame, mis sellest surmast saab. Kindlasti mitte. Ei ole minagi nüüd ütleme, et oma sünnipäevadel või siis kas või siis heade tuttavatega koos, et nüüd hakkame me rääkima surmast. Selleks on oma koht ja aeg ja selleks peab olema nagu moment. Meie oleme oma abikaasa Reneega pannud küünlad põlema, teeme vahest niimoodi rummi koola ja siis arutame, kuidas moodi siis see surm võiks nagu olla või vähemalt siis, mida me teeksime edasi, kui üks meist peaks minema. Ideaal oleks muidugi koos minna. Et selleks on oma aega koht on ja mitte nii, et nüüd lähme nii-öelda väikse tõllet teeme ja sauna ja siis hakkame surmast rääkima, sest lõpuks ikkagi elu, mis peale jääb. Nii et ei ole nii, et hakkame nüüd arutama, selleks peab olema oma aega koht. Samana kultuuriline maailmavaade ja enesehinnang. Kusjuures, et mida kõrgem, mida paremini inimene iseendaga läbi saab, mida rohkem tema julgeb iseenda hirmudele otsa vaadata, mida rohkem inimene julgeb oma surma ärevusele otsa vaadata, sellega tegeleda, seda lihtsam on tegelikult tal tulevas elus elada, sest kui sa tead, et sul ei ole midagi kaotada, siis seda mõnusam on elada. Mille pärast öeldakse, et kui sul pole midagi kaotada, siis on sul palju lihtsam elada. Rikastel on palju raha, mõtlevad, et küll on õnnelikud. Ei, mida rohkem on raha, see suurem on mure. Ja ma ise ka olen see, et ma ei kogu küll sukkasäärd, aga jah, et mul ei ole just eriti vähe raha ja ütlen ausalt, mõtlen ka maaga Ukraina sõda tuli, mis ma rahaga teen? Võtta, mure oli nii suur, ma pidi pool aastat nägin vaeva, hakkasin juba investeerima, mõtlen, et kuhu peaks nagu investeerima, et juba raha ära ei kao. Aga mingi hetk ma sain ka tea küll, et see on ainult materiaalne asi, et raha tuleb, raha läheb ja mul tekkis tõesti hirm. Tühja sest elust, rahaga peab midagi peale hakkama. Nii, ja see on ka tegelikult üks see eksistentsi vorm, see loobumine, mida kui sa suudad loobuda, siis rohkem seda saad. Kultuuriline maailmavaade. Kas siin on religioosseid inimesi? Väga hea, sest kõik uuringud on näidanud, et inimesed, kes on religioossed, kellel on oma usk, need ületavad surmaga seotud hirme ja ärevusi elutervemalt. Teil on oma kontseptualiseering olemas. Minu vanema surma ei kartnud, tema oli süvausk, tema oli katoliiklane, tema teadis juba täpselt, kui tema sureb, siis ühel päeval tuleb üles tõusmine ja tema nagu surma ei kartnud, lootas veel meidki väikseid lapsi, et küll meie ikka ükskord kokku saame. No eks ma näen seda, et religioossus annab inimesele sotsiaalse turvatunde ja kui inimesel on turvatunne, siis on tal palju kergem tegelikult ka tulevikus nii-öelda enda jaoks ohtlikke näivaid sündmusi ületada. Sellepärast, et ta teab, et teda keegi aitab. Vahet ei ole, kas sa palvetad Buda poole, palvetad Jeesuse poole või palvetad, ma ei tea, kõiksuse poole, aga usk aitab alati, et sellepärast see kultuuriline maailmavaade on tegelikult hästi oluline. Püsiv kord ja tähendus. Meil on seda lihtsam elada, kui me anname oma elule tähenduse. Kui ma tegin oma magistritööd Tartu Ülikoolis, siis ma leidsin, et ma oli ka, et oligi nagu hirm, see oli surmahirm ja siis oli teatud mõttes veel üks kontseptualiseering, mida ma siis viisin kokku ja pakkuge nüüd ära. Missugused inimesed olid surres rohkem vihased? Kas need, kellel oli head sotsiaalsed suhted, kellel oli palju raha või kes armastasid oma tööd? Töö muidugi. Täiesti hämmastav. See koefitsient oli 0,5 Pearsoni korrelatsioonil, kelle see midagi ütleb, et see oli täiesti hämmastav tulemus, ma oleks ise mitte kunagi seda uskund. Et need inimesed, kes ei olnud andnud oma, ütleme, töö on tegelikult see ikkagi, mis enamalt ikkagi Eesti inimest nagu niimoodi kannustab ja mida võib endale uhkelt vastu rinda taguda. Et oli tõesti, et need, kes olid andnud, et töö ei ole mitte nüüd see, et sa kõplad seda kartulast või ma ei tea, kirjutad raamatuid, vaid üldse nagu töö kui tegevus. Sa harid põldu, sa harid ennast, sa oled leidnud endale töö, millel on nagu tähendus, samane töö kaudu tähenduse andmine. Et see on nagu väga oluline. Inimesed ei karda mitte tegelikult, ütleme, et nagu seda suremist, nagu otsa nad kardavad, et äkki nad on oma elu valesti elanud ja ma olen ka seda kohanud paljud. Tekitab nagu ärevust surma eel see, et ma olen lasknud kõik oma elu käest ära. Kõik aastakümned ma olen teinud täiesti valesid asju. Ja eriti veel, kui on olemas selline töö, mida on tehtud hambad risti või vahest inimene, kellega sa oled pidanud elama koos hambad risti.
Nii et kui sa annad endale püsivuse, lood mingisugune teatud korra ja ka tähenduse, on surma hirmu ja ärevust tunduvalt lihtsam ületada. Kes usub surmajärgsesse ellu? No mina ei kavatse ka nii-öelda väga ära nii-öelda moraalselt surra. Herman, elad edasi pärast? No me saame sellest rääkida veel 100 aasta pärast ehk. Et kui inimene usub surmajärgsesse ellu, siis ta teab, et see on ainult ümbersünd. See on ka selline kontseptualiseerimise võimalik. Isiklik saavutus. Te võite nüüd, kes on nüüd varem olnud siin eelmisel aastal, siis teie olge palun tasa. Mis nüüd noored mehed arvavad? Et mille üle on naised eriti õnnelikud, kui nad vaatavad surmaeelsel ajal oma eludel tagasi, mis annab neile tähenduse mõtte, vähendavad surmaärevust ja millele mehed? Siin räägib tõeline mees. Lapsed. Et naistel on ikkagi lapsed. Nii palju, kui me naisi külsisin, kõigil olid lapsed, mehed, töö ja veel kord töö ja isamaja ümber nagu ehitamine ja see vana traditsioonide elus hoidmine, just nimelt majad ja töö. Aga mõned mehed ütlesid, nad olid abielus maailma kõige ilusama ja parema naisega. Nii et ma loodan teie ühel päeval, kui te 70 aasta pärast vaatate võib-olla natukene tänasel õhtul tagasi, siis abielluge parima naisega ja surete õnnelikult. Ja muidugi perekond. Et kui ka perekond on üks see, mis võiks olla nagu surmaga kontseptualiseeritud, selle pärast, et inimene võiks mõelda, mis tema lapsed, mis suunas lapsed võiksid liikuda. Et mismoodi perekonnas jaotada positsioonid, mismoodi perekonnas jaotada lehmad, lambad, sead, majad. Sest ei kujuta ette, kui palju surmaärevust tekitab eakatel inimestel situatsioon, kui ta peab, nii, mul on maja ja kes seda maja saab? Või kuidas nüüd lapsed seda maja jagavad? Või mis saab minu lambakarjast või mis saab minu kassipojast või koerakutsikast? Et perekonna vahel peaks olema ka tegelikult mingisugune selgus nagu loodud. Ja mis siis kõige olulisem on see, looge endale selline kõrgem enesehinnang. Et see oli minu jaoks üsnagi selline üllatav uudis, nii palju, kui ma olen töötanud surma ja surevatega, et see on ka nüüd kusjuures küll 10 aastat vana uuring, aga ikkagi mingisugune tänapäeva uuring, et kõrgema enesehinnanguga inimesed võivad kogeda surmaärevust ja hirme vähem. Ja mis siis peaks vältima? Et vältima peaks tegelikult surmaga seotud mõtteid, et teil muutuks surmahirmuks. Näiteks, kui me mõtleme sellest samasest juunist mu käes. Teil on täiesti ükskõik, mis asi see mul siin käes on. On ju? Herman, kas see huvitab see, mis mul käes on? Aga kui ma sind sellega viskan, saad sellega pihta, saad sellega haigeks, siis see muutub tähenduslikuks. Ja täpselt niimoodi, et iga situatsioon ja sündmus annab meie mõttele teatud mõttes mingisuguse isikliku subjektiivse seonduse. Me võime ju mõelda ja rääkida surmast, tuletage meelde see 3. isikus. Aga nüüd me peaksime sellise neutraliteedi suutma ka tuua iseenda subjektiivsesse kogemusse. Et kui mõte muutub hirmuks, see on nüüd kognitiivkäitumuslik lähenemine, kui mõttes saab emotsioon läheb mandelkehasse, mandelkeha annab nüüd teate kohe neerusagara, selle neeru pealsetele hakkab toimuma kortisooli andmine verre, mis tekitab meil selle bioloogilise ärevuse ehk neurobioloogilise ärevuse. Kui kerge on mõttel muutuda emotsiooniks? Suhteliselt kerge. Et kui praegu, ütleme, et kui me siin oleme praegu veetnud juba üle põhimõtteliselt tund aega sellises surmalaines, kas keegi on tundnud, et see on nüüd väga hirmus olnud tema jaoks see viimased 65 minutit? Herman, kuidas on olnud? Nii. Tõstke käsi, kellel tekkis mingisugune teatud ärevus või hirm. Siis oleme osanud vähemalt mingisugusegi neutraliteedi luua sellele omale tänasele ettekandele. Kui veel viimasena ma tahaks siis tuua välja kognitiivkäitumuslikud ja eksistentsialistlikud ravivõttevahendid. Sellepärast see, et mõtle positiivselt, ei aita mitte midagi. Või see, et ära karda. No kuidas sa saad öelda inimesed ära karda? Et kognitiivkäitumuslik lähenemine on kõige lihtsam 3 postulaadi kaudu. Kui tekitab hirmu mingisugune situatsioon või sündmus,
tuleb muuta käitumist. Kui tekitab hirmu, mingisugune mõte, situatsioon, tuleb tegeleda mõttemaailma muutmisega. Kui muutub käitumine, muutub mõtlemine, muutub emotsioon. Ja kui muutub mõtlemine, muutub käitumine, muutub emotsioon, et me saame luua endale natukene teistsuguse heas mõttes nõiaringi. Näiteks inimesed, kes kardavad seda surma teemat, ütlesid, et ei, et see on tegelikult anatofoobia. Inimesed, kes ei suuda ühtegi surmaga seotud sõna suuga võtta, nad väldivad matuseid, nad väldivad surmakuulutusi, filme, surnuaedu, isegi sümboolikat. Siis neil peaks olema esimene käitumuslik muutumine see, et näiteks nad võtavad kätte ja lähevad surnuaeda jalutama. Sest kui see käitumine ei muutu, siis seda mõttemaailma on ka võimatu muuta. Inimese käitumist on tunduvalt lihtsam muuta. Ja tegelikult teile ka, et oma käitumist on lihtsam muuta, sest käitumine on ratsionaalse aju poole poolt suunatud sihiteadlik tegevus. Mõtlemine on pigem emotsionaalne. Paneme emotsionaalseid hinnanguid. Kole, ilus, tore, armas, mis kõike veel. Ja surmale me anname tavaliselt ikkagi selline midagi õudne, kole, muret tekitav, kurb. Et kui paned selle nüüd mõtte, paned nagu käitumise mustrisse, siis on kergem aju ära petta. Ja muidugi siis emotsioon on tegelikult see, mis meid on kantud nii käitumisest kui mõttest. Eksistentsialistlik psühholoogia ütleb niimoodi, et mõtle selle peale, kuidas sa tahaksid surra. Et see ei ole nüüd tõesti nagu väga nõrganärvilistele, et inimene võiks mõelda läbi selle, kuidas ta tahab surra. Et kui tal on haigus, mismoodi siis peaks olema. Ja näiteks, kui ta peaks päeva pealt, et mis siis peaks nagu juhtuma, selleks antakse lähedastele juhised. Et juhised räägitakse lähedastega läbi, räägitakse ära enda soovid, tahtmised, mismoodi see tseremoonia peaks olema. Ja kindlasti, mis selga panna, keda kutsuda, mis muusikat, mis toidud, kus kohas ja mis stiilis matus. Et see tegelikult annab just sellise turvalise rahulolu, et mitte teha oma lähedastele liigselt vaimseid kannatusi. Sellega, et mis siis saab, kui mind järsku enam ei ole, et mis siis nagu lähedased peaksid hakkama ju siis mõtlema ja tundma jälle ärevust, et kas ma teen ikka kõik õieti. Et see juba leevendab, et kui sa suudad iseenda surma kontseptualiseeringu eksistentsialistlikus mõttes nagu paika panna, siis juba sellega te päästate heas mõttes väga mitmeid lähedaste psühholoogilisi elusid. Ma näen ka, et see tegi teid natukene tõsiseks, et mis oli kõige tõsisem koht täna siin minu selles nüüd juba 70-minutilises ettekandes. Et õnneks täna ei olnud pisaraid. Ma mõtlesin täna tegelikult üsnagi kliiniliselt lähtuda, ei kasutanud eriti palju metafoore, ei hakanud rääkima selliseid lugusid, mis inimesed nutma panevad. Ma just eelmine nädal olin surmakohvikus Raasikul, kus me siis rääkisime sellest, kuidas moodi inimene oma lähedast viimsele teekonnale saates või selleks valmistudes ise elu terveks jääks ja ise ellu jääks, et seal oli seda nutmist nagu hästi palju. Ma soovin teile siis reaalset mõtlemist, kui on situatsioon, mis vajab mõistusepõhist lähenemist, eriti võõrad tunnutud situatsioonid. Ma soovin teile julgust ise endale otsa vaadata sellisena, nagu sa oled, ilma igasuguse tiitlita, rahata, positsioonita, sest enne surma on lõppude lõpuks see ehe sina, mis alles jääb. Ja mitte miski pole alati võimatu, nii et olgem vähem äärevad ja rohkem ratsionaalsemad, ärge mõttelge oma mõtteid hirmuks, vaid mõelge need mõtted mõistuseks. Ma tänan teid, hea publik, ja meeldivat küünlagu jätku. Ja me kohtume juba siis paari kuu pärast. Jah, mul on küsimus. Ma annan mikrofoni edasi ka, kui küsimusi veel on. Sa rääkisid selle oma suremise kontseptsioonist. Detailidesse laskumata, kuidas sa seda tegid, millele võiks tähelepanu pöörata, kui näiteks ma tahan seda teha. Et on ta surmakontseptsiooni, et kes, kus, millal ja tuhastada või ma ei tea, taevasse lennutada. No mina olen suhteliselt ikkagi väga oma mina armastaja ja pärast mul oleks hea. Et see teised nagu mind ei huvita, et ma vaatan, kuidas mul oleks nagu hea ja tegelikult tuleb ka vaadata seda, et vaata mõned inimesed nagu loevad väga palju raha, et kuidas siis seda teha, et kas teha suured ja uhked või teha tagasihoidlikum. Ja mina hakkasin tegelikult sellele mõtlema juba nii varakult, et ma arvan, ma vist sündisingi poolsurnuna.
Sellepärast, et ma olin 4-aastane, oli juba see esimene surmakontseptualiseering oli sealt, kuna ma elasin vanemaga, elasime külas, ma olen näinud, kuidas pannakse surnud lavatsile. Mäletan veel nuttu naisi. Olid ju kunagi selline kontingent oli. Et minul oli nagu väga lihtne seda surmakontseptualiseeringut paika panna, eriti veel see, kui ma läksin Hiiule, kui nagu üldse pole. Siis vaadata ja luua näiteks mingisuguse muu kogemusega, nagu et kuidas mina tahaksin, et oleks. Näiteks kui te käite matustel. Sest tühja paber, tabuula raasa peale, me ei saa hakata seda ehitama. Meil peab olema mingisugune eksistentsiaalne kogemus või mingisugune raamatik enne läbi luetud. Et päris tühja või kohaga pealt tõesti ei saa. See on see tabuula raasa on ilus kena küll, aga kogemus on lõpuks see, mis asja paika paneb. Näiteks 20-aastane kindlasti näeb oma kontseptualiseeringut hoopis teistmoodi kui 60 või 70-aastane. Ja 20-aastane inimene ei peagi veel mõtlema selle pealt, et mis ma siis saaks, kui ma oleksin surnud. Et eriti kui on suguvõsas, näiteks on kroonilisi haigusi, siis tegelikult tasuks oma tervist jälgida. Aga ennast pole mõtet enne õiget aega matta. Viimase täiendab natukene oma küsimust veel. Kusjuures kahjuks juhtuski niimoodi. Ma ei tea, mida teised õpetajad teevad, aga mul oli konkreetne juhtum, ma õpetan 7. klassile inimeseõpetust ja seal on kohe, et oli see, et sa oled nii lõõd, et ma tahan, et su ema ära sureks. Põhin on see, et su ema ära sureks. Seda ma olen miskipärast nagu palju kuulnud, just nimelt selles kontingendis, keda mina õpetan. Ja ma ei tea, kus kohas see nagu tuleb. Ja ma olen tegelikult tunni katkestanud koheselt ja selgitanud, kui halb, kui valus on see nali. Ja kahjuks oligi enne jõul oli nii, et see sama klass, üks poiss tegi oma pinginaabriga nalja. Ta see nali vist ei olnud eriti hea nali, ma ei tea, mida sotsistasid, siis pinginaabrus, et see oleks paras, kui su ema ära sureks. Ja 3 päeva hiljem surigi ema ära. Nii et kui te kuulete, siis kindlasti peaks sekkuma. Ja ma absoluutselt ei sekkun, kui tuleb surmajutt. Ja kui ma kuulen isegi kooli peal, kui ma lähen, et sa kärvaks või sureks, ma võtan selle lapsekese kinni. Ja siis ma lihtsalt nagu vestlen temaga natukene. Seda ei saa nagu tähelepanuta jätta selle pärast, et meil ongi võib-olla see põlvkond, et surm ja armastus on peenraha. Ma tahan, saaksid surnud. Või kui ma seda kutti ei saa, siis ma tapan ennast ära. Ja samamoodi ka armastusega tohid, ma armastan sind nii väga ja juba homme lähed sa kellegi teise juurde. Nii et see kindlasti tuleb nagu tähelepanu pöörata sellele ja kui lapsed näiteks nagu halvustavalt üle käe või et ta nii loll, ta võiks olla surnud on ju. Aga mõnikord, ma usun ka täiskasvanu võib olla mõnikord juba sellised, et et ta kärvaks. Et lapsed võtavad selle kuskilt ju. Et see tuleb kodust kaasa. Sekkuda kindlasti. Mina seda ei jätta mitte kunagi puhtalt 2 kõrva vahele. Et see on nüüd ükskõik mulle. Minu. Lootke te seda. Et ma olin mingi 3-4 aastaga, ma hakkasin aru saama ja tegelikult see jutt, mida tegelikult see jutt nagu mulle tegelikult mingi hetk tegi, ma kartsin, et ta surebki ära. Ma tõsiselt nagu kartsin iga kord, kui ta seda ütles, et ma mõtlesin, mis siis saab, kui ta surebki ära. Et siit ka, et kui just nimelt nagu eakade poole pealt, et ma suren ära, aga ma olen ka pannud tähele seda, et tänapäeval ehmatatakse lapsi, et kui sa oled paha laps, siis ma võtan kätte, suren ära. See on päriselt ka nii. Et kindlasti, kui te kuulete, siis ei tohiks ähvardada enda suremisega lapsi, kui nad on pahad lapsed. Minu jaoks oli see täiesti nonsens, et tänapäeval meie ühiskonnas ähvardatakse iseenda surmaga. Sa oled nii paha laps, et mida on see ema ja ma surengi ära ja vaata, mis sa siis teed. Ja ma olen seda päris mitu korda kuulnud. Et kindlasti tasuks enda surmast rääkida väikese lapse puhul, kellel puudub veel abstraktne mõtlemine ehk põhjus-tagajärg seoste loomine. Seda ma paneksin veto peale, sellepärast, et see lapsekene võtabki 1-1 ja hakkab mõtlema, et ta ei julge enam isegi magamine, äkki vanem sureb ära. Mina kartsin küll ja see ei olnud üldse väga hea. Et see ei ole surmast rääkimine, see kui sa rõdud, et ma suren ära, kui sa oled paha laps või surema niikuinii. Panna pärast 20 aastat. Parema tervisega oli veel kui meie kõik seal kokku. Aga kuna tema oli ikkagi sündinud 1911,
siis see kuidagi see surm käis on nii käsikäes ju veel siin üle 100 aasta tagasi. Tänapäeval on surm pakendatud haiglatesse, meid see üldse ei puuduta. Ja täiesti hämmastav on see, et need surmakohvikud on nüüd hästi palju toodud nagu viimaste paari aasta jooksul on ikkagi väga palju neid tehtud. Ja ma olen käinud nüüd ka ikkagi paljudes, et see huvi tegelikult võiks olla suurem, sellepärast, et sellised kogemusi, mida käivad jagama spetsialistid, neid ei loeta raamatust, nendest ei tehta filme. Et see on ikkagi puhtalt nagu kogemusele ja ütleme, et nii ehedal kujul tegelikult ei saa seda surmateemat ikkagi nii hästi läbi hekseldada, kui just niisugused kohvikud nagu praegu Riho on esile kutsunud. Vaatan filmi, küll on ilus, aga tegelikult reaalne on hoopis teine. Viiulite saatel surraks ainult filmides. Tegelik surm ei ole üldsegi nii ilus ja romantiline, kui teda raamatutes filmides nagu pannakse. No mina leian seda sama ka, et Anu Saagim siin ütles, et tema sureb šampanja kaalaas käes ja diskosaalis oleks jumal niimoodi. Aga tegelikult, kes on olnud surijate juures, olete kindlasti, ei ole, teie vist olite. Kui sa oled ikkagi sureva inimese juures, siis on vaja rahu ja vaikust ja seda sõnatud hellust, mitte nii, et nii nüüd inimene hakkab surema, et paneme kõva peo püsti siin. Et see kindlasti ei ole see, et surra tuleb rahulikult, väärikalt oma elule tagasi vaadates ja hoituna. Mehhiko on suhteliselt vabameelne. Et Mehhiko on vabameelne, aga näiteks on nagu mustlaskultuurid. Kui meil Eestis ei ole sellist asja, aga näiteks Londonis mul üks kolleeg doktor töötab Londonis intensiivis ja näiteks seal on ju väga palju erinevaid kultuuriruume ja just ütleme, et mustlased ja moslemid ja kui keegi hakkab surema, siis selle suguvõsa kokku, siis võtavad, nii palju kui nad saavad seal midagi kaasa võtta, siis nad tõesti seal rivoodümer on ja siis teevad seal kõva lärmi. Aga õnneks meie kultuuriruumis ei ole sellist. Aga näiteks Mehhikos on nii, et kui kadunukene sureb, siis kadunukene istub koos peielauas, talle pannakse suits suhu, pannakse see nii topka ette ja siis pidutsetakse ja tantsitakse. Ja on veel olemas ka selliseid kultuure Lõuna-Ameerikas, kus siis korjatakse kogu küla surnud kokku. Et säilitatakse teatud aja ja siis tuuakse kõik välja, mida uhkemalt riides kadunukene on, seda parem on ja siis tehakse pidustusi ja siis tapetakse härgi ja tehakse sport, nagu siis mingid võistlusi ka veel, et see on kultuuriliselt väga erinev. Et mina ei kujutaks väga ette, kui meil Eestis oleks nii, et inimene on suremas ja hakatakse kaerajaani vihtuma või hüsteerilist küktantsu. Et ikkagi see vaikus ja väärikus on see, mis peaks inimese viima ühest teemisest seis. Aga kultuuriküsimus. Mehhikos on surm väga tore tegevus. Nemad naudivad neid suremisi ja matuseid ja surmakultuuri üldse. See juba lapsed juba teavad täpselt, mis see surm on. Et surm on ilus ja tore, saab palju süüa, pannakse ilus kleit selga. Eks see elustamisega on ka nii, et igaks julge nagu ei elustada ja tegelikult see telefon on ikkagi väga päris hea vahend. Te mõtlete kohe, et ühe käega teeb teiseks see telefon või? Kas see telefon siis on juhendamiseks või? Mis veel, lõbusaid lugusid on ka ja matust on toredad asjad. Ma olen käinud elus palju matustel. Palju. Ma arvan palju rohkem kui pulmades, kuna amet kohustab, et ma ju käin oma üsna sageli oma patsientide matustel. Ja siis kuuled ka neid lõbusaid lugusid, mis siis räägitakse. See oli siis Jaan Tammsalu rääkis, et ka ühel peiedel, et surnule pannakse asju kaasa. Mõned panevad kaasa. Mingi raamatu või mingi ehte ja asi on ju. Ja viimane mood on see, et pannakse mobiiltelefon pannakse taskusse surnule. Ja oligi ühe jutluse ajal hakkas kirstust telefon helisema. Ja ta ütles, mida ta nagu teeb, et on imelik ka, et telefon heliseb on ju. Et surnud helistatakse, ta võttis see telefoni vastu.
et see oli päris selline naljakas seisukord, et kaua see telefon pläriseb seal on ju seal lava peal, eks kui või siis seal seal altari ees seal, siis ta võttis selle telefoni vastu, ütles, et praegu selline situatsioon on ju ja siis see oli palju seal taskusse tagasi, aga siit ka teadmine, et ärge pange palun oma kadunukesele Kirstu telefoni kaasa ilma, et ta oleks välja lülitatud. Moodsad ajad, näiteks moodsad ajad. Et see oli, võis olla päris selline ehmatav. See on nii, kuidas patsient ise tahab. Haiglates on hingehoidjad, kes on saanud vastav ettevalmistuse siis viimaseks võidmiseks või ristimiseks. Hingehoidjad, see on nüüd moodsam sõna. Iga psühholoog ei istugi seal voodiserval. Ma arvan, et ma võib-olla üks väheseid, kes on istunud voodiserval ja teeb seda vajadusel siiamaani. Sellepärast, et iga inimene ei ole suuteline töötama nagu sellises võimsate suremisega seotud keskkonnas nii pikki aastaid, et ma ei tea, sellest peab vist sündima. Aga üldiselt olen näinud inimesi, kes tellivadki endale vaimulikku. Jaan Tammsalu käis Hiiul päris tihti, käiski inimesi ristimas ja käis siis nagu pihti võtmas ja on tulnud ka Vene õigeusu kirikust neid, ma ei tea, preestreid siis sinna, et nii kuidas inimene tahab, niimoodi haiglates võimaldatakse. See on minu arust väga ilus komme. Üldiselt inimesed, kellel on kogukond taga ja kes on sügavalt usklikud, nad ongi rahulikumad. Ja on olnud ka, kus enne surma inimene leiab oma jumala ja on enne surma, kus ta muudub ateistiks. Nii et see on ka täiesti, et ma arvan, et see, et inimestel see kõrge surma ärevus tegelikult tahaks nagu leppida jumala, kuna meil on see kultuuriruum, et kui sa sured, siis sa ei lähe mitte põrgusse, vaid ehk on ikkagi võimalik seda paradiisi. Minu vanemad kogu aeg, kui sa oled paha laps, siis sa lähed põrgusse, seal on laava, jõed ja siis kõik karjuvad seal. Ja mina kogu aeg püüdsin siis nagu hea laps olla. Distsiplineeris. Ja ma arvan, et siia ma distsiplineerib. Aga ma ei soovita sellist võtta nüüd kasutusele lapse kasvatusstiili, et saate lapse vanemateks, eriti noored mehed, ja ka ta ütleb, et kui sa oled paha laps, siis lähed sa põrgusse ja seal on laava jõed ja lähed kolli auku või võt see jumal vaatab seal kogu aeg, kui sa paadust etsad sa karistada. Et see ei ole kindlasti see kasvatusmeetod, mida propageerida. Kuidas selles? Sellepärast, et inimesed, ütleme, et see väike lapsega, keda kasvatatakse karistusega ja näiteks, et jumal tuleb ja karistab või sa lähed põrgusse, siis need lapsekesed kasvavad ärevateks ja vältivateks. Ja võivad surma ärevust veel kordades enda jaoks suuremaks mõelda. Et näiteks täiskasvanu inimene, täiskasvanu eksib, näiteks teeb pattu. Ja hakkab selle peale, võib mõelda selle peale päris võib-olla pool elu, et ma tegin selle pattu, nüüd ma lähen põrgusse ja hakkab pattu kaetsema ja see tekitab minust siseärevust, et ikkagi peaks jääma see kasvatusstiil ikkagi vastavalt lapse arengule ja mitte hakata müstifitseerima tal igasuguseid kuradeid ja jumalaid. Täiesti. Oli jah. No siis te teate, millest ma rääkisin. Kui vana oli? Nüüd ikkagi sellel sajandil või? Aha, no selge, siis on jah sama aastakäik. Et siis oli see katoliiklus vist väga levinud ka. No, minu arust seal külas oli ka, seal oligi, see aeg vist oligi selline, et hirmutati, et kasvatati siis katekismusega ja pulvili erneste peale. No õnneks mina erneste peale põlvitanud, aga mingisugune hirm teha pahandust ja katsetada teha uusi asjad, äkki ma nüüd eksin, et siis jah, et vältivad, ärendavad ja.
Roone Roost on kirjutanud oma raamatus Mis sul viga on usklikest just niimoodi, et teda kasutati ka vanema poolt, et see tema jaoks oligi see, kuskil on mingi halli habemega taad, see pilvel, kes passib kogu aeg peale, et see midagi halba ei teeks. Ja kui ta eksi, siis vanemad niimoodi näiteks kukkus või lõi põlve ära või sai haigla, siis näed, Jumal karistas. Aga kui ta tegi midagi hästi, siis on issanda teed on imelikud. Ei ühtegi kiitust on ju. Et nii, et jah, et selles on, et peab ikka väga hästi läbi mõtlema, missugust kasvatusstiili ikkagi nagu edendada ja et see lapsega peaks ikka kasvama ikkagi sellises toetavas keskkonnas, mitte hirmu ja karistuse, vaid ikkagi nagu suunamisega, et tõesti, et ei tekitaks süütunnet. Süütunne, ärevus vältimine, et ei julge riskida, ei julge uusi asju proovida. Et mind hoidis see ära nii palju, et ma hakkasin ennast 20 jooma. Või 21 pärast vanema surma. Ma julge sellest napsu hakata võtma ja suitsu tegema. et selles suhtes oli see nagu hea, et surmaärevus oli nii kõrgeks aetud, et kui ma mingisuguse terviserikke endale saan, siis ma suren kindlasti ära, et ei ühtegi suitsu, ühtegi alkoholi napsu. Ma olin väga hea laps. Kuni 21. eluaasta, kui vanem ära suri, siis vaatasin, et nüüd on päris tore, et nüüd jõudis elu kohale ja ei surnud ka ära siia maa elus veel. Et nüüd me oleme siin 1,5 tundi olnud, et kas julgeb keegi öelda, mis ta siit kaasa täna võtab? Mis mõtte? Aga palun. Tõenäoliselt see, et see on nagu Sandyman ehk liivamees. See on tulnud sealt kuskilt Ameerika poolt, aga minu arust see vikati mees on surm ju, et ta tuleb ja liidab selle inimese siis nagu rohu maha juure pealt, et selle pärast. Et ma olen seda nagu natuke uurin ka, et kust ta tuleb, et vikati mees. Aga tegelikult, see on selle meie kultuur. Aga näiteks Mehhikos on surm on siis väga imeilusate riietega naisluukere. Surmajumal, väga seksikas kus juures. Tal on tissi-tees, aga nägu on nagu surnugu see kolp. Aga meie Euroopa kultuuriruumis ja kristlikus maailma vaates on ta vikati mees ja liivamees, eks see on siis Sandman. Liivaannus sealt juba tuleb. Ja minu arust on tegelikult on see päris nagu õõvastav. Näiteks lapsed aga vaatavad, et see oli nagu, et koledad pildid, et juled nagu vaadatagi eriti selliseid pilte. Aga näiteks Mehhikos on palju lõbusam, et seal on väga seksikad ja ilusad kehadega naised, kellel on siis luuvere on pea asemel. Kolp on pea asemel. Ja tegelikult surmaingel on ka üks selline, mida siis võiks nagu osutada, aga see on nagu klassikaline, see liivaannus ehk vikati mees. Aga loomulikult igaüks läheb ise enda kontseptualiseeriga, missugune see tema surmaingel peaks siis nagu olema. Aitäh! Mina ise arvan, et surmainglid ei ole olemas, on lihtsalt inglid. Nad hoiavad meid, juhendavad. Meie asi on neid märgata. Siis mulle üks asi veel, et siin teatripuhvetid tüdrukud, poisid. Et ma tahan selle Rakvere teatrikohvikule kinkida raamatu. Raamatu, kui aeg on jäänud vähe, see on nüüd minu kirjutatud raamatu teine kordustrükk, kuhu ma olen kirjutanud ka lugusid juurde. Ja ma tahan selle kinkida see teatrikohvikule. Sellepärast, et see teatrikohvik on selle morbiidse, sellise, ütleme, et ilusalt kurva ja morbiidse teema varus ikkagi teadumast nagu ellu jäänud, siis ikka tuleks veel tagasi ju. Ei ole nii, et see teatrikohvik, kes seal surmast kõik surema seal, et ma kirjutasin siis siia niimoodi, et Rakvere teatrikohvikule surmakohviku korraldamise eest parim seltskond on sina, kohvidas ja raamat. Nii et Rakvere surmakohvik, et see jääb siis siia kohvikusse, et inimesed, kes tulevad kohvi jooma, võib-olla neil see raamat jääb näppu ja äkki see mingil määral vähendab ka nende surmaärevust. Nii et palun. Et kes veel selles raamatupoodides müügil ja seal me tõstatame esimest korda nüüd Eestis teema, kas Eesti ühiskond on valmis naeratavaks leseks. Ma arvan, et see võib-olla oleks üks kohviku teema. Et see samane naeratav lesk, et kui võõras või kui omane meil see Eesti ühiskonnas on. Sobib nii. Hästi. Ma tänan veel kuulamast ja aitäh tulemast, et te jagasite minuga oma elust 1,5 tundi. Ja aitäh, noored mehed tõesti. Suur tänu. Eraldi kummardus veel teile ka.